sõitis tasakesi teed mööda. Talumees külvas tee ääres põllu peale hernid ja kõneles ise külvamise juures kõvasti. Kui nad tulevad, siis ei tule nad, aga kui nad ei tule, siis nad tulevad. Saks, kes seda kuulis, aga midagit aru ei saanud, kutsub mehe oma juurde ja küsib. Mis niisugune kõne tähendab? Talumees ei ütle talle midagit ja ta pidi minema sõitma. Lähema talu õueväravas seisab poisike ja vaatab Saksa sõitu. Saks küsib. Poiss, kus su isa on? Läks jalutu hobusega sõitma. Kus siis ema on? Ema teeb aidas hääd paremaks. Noorem sõsar tuulutab tagumikku nurme peal, kuna vanem õde kõlguses minevastest naerunutab. Vend läks mul metsa jahi peale. Mis ta maha jõuab tappa, need jätab ta sinna maha. Mis elusse jäävad, need toob ta kodu. Saks mõtleb ja et ta midagit aru ei saanud, küsib ta poisi käest teed lähemasse kõrtsi. Vaata, see tee siit läheb õigesti kõrtsi juurde, aga see tee sealt läheb ümbert. On poole pitkem, sõidate ümbert, siis saate varsi sinna, sõidate õigest, läheb palju aega. Nagu ma näen, on su jutud kõik rumalad. Nagu sa ise, nõnda ka siis su juhatus. Ja sõitis Saks siis mööda õiget teed minema. Umbes verst kaugel oli üks vana lagunenud sild ja et Saks ruttu sõitis, murdis ta hobuse jala katki. Pidi sealt jala tagasi tulema, perest uue hobuse palkama ja siis ümbert kõrtsi juurde sõitma. Seal peris ta talu nime järele ja kui ta kodu sai, laskis ta vanamehe ja selle ninatarga poisikese kohtuteel enese juurde kutsuda. Kohtu peal küsis ta vanamehelt, mis see tähendas, mis ta külimise juures kõneles. Ma arvasin seda, et kui need hulksakste huvikesi tunda saavad, et ma hernid külin ja tulevad, siis nad nokivad herned ära ja siis ei tule neid ühte mulla seest ülesse. Ja kui tuikesi ei tule, siis jäävad herned kõik alale ja tulevad mulla seest ülesse. Muud ma ei arvanud. Poiss pidi ka oma üteluste peale selgemalt vastama ja ta tegi seda järgmiselt. Et isa ilma jalgadeta hobusega sõitma läks, on tõsi, sest ta läks lootsikuga järve peale kalu püüdma. Noorem õde laotas nurme peal sõnnikut, kuna vanem kõlguses oma mineval aastal naeruga kogutud last hoidis ja ise nutis. Ema tegi aidas koorevõid ja vend otsis päikesepaistel puhmavarjus täiesi. Kelle ta kätte sai, viskas ta maha ja keda ta ei saanud, selle tõi ta kodu.